Tere kõigile minu poolt, ma olen Ingrid Maadvere ja võite nüüd märku anda, kas te kuulete mind. Nii, väga hea, et mind on keskkond paar korda nüüd juba välja ka visanud, nii et siis kui vahepeal mind ei ole, siis ärge muretsege, et ma tulen kiirelt tagasi, aga nii palju külastajaid kui täna ei ole meil kunagi siin olnud, nii et selle tõttu on see meie jaoks ka põnev. Ja meil on olemas siis tänane teema, me räägime koolielu uutest töövahenditest ja ma tegin teie jaoks ühe esitluse. Ma saadan kohe teile nüüd selle esitluse aadressi, et te saate ise ka seda jälgida ja ma teen nüüd niimoodi, et ma jagan teiega oma arvuti ekraani, sellepärast et siis ma saan ka näidata, mida me siis teeme ja kuidas me teeme. Ja nii, panin teile lingi. See link on praegu täiesti avatav, et see on siis minu blogi, kus te saate selle esitluse kätte. Ja tänane veebiseminar kestab meil siis tund aega, nii et mina üritan siis poole tunniga hakkama saada ja kui teil on küsimusi, siis te võite chati panna, aga te peate nüüd arvestama sellega, et ma nähtavasti ei jõua kõike kohe jälgida, et nii nagu Marko ütles, et kui midagi olulist on, siis ta annab mulle kohe teada. Ja hea oleks siis, kui sel ajal kui mina räägin, oleks teil mikrofonid kinni, sest et siis ei tule selliseid segavaid asju siia vahele. Nii, aga ma arvan, et hakkame pihta, et ma jagan teiega, mul on vaja nüüd saada endale õigus. Marko on ikka veel võtnud oma selle esitlemise akna enda peale, et Marko, kas annaksid selle esisõiguse mulle tagasi? Nii, sain. Ja ma jagan teiega siis oma arvuti ekraani. Nii, ja juttu tuleb siis koolielu töövahendite juhenditest ja täpsemalt siis nendest, mis tulid üles septembris. Et näitan natukene, kuidas mõni vahend töötab, näitan näiteid ja üritan siis ideid anda, et mida koolis või ülikoolis kasutada võiks. Ja teemad on siis, et kõigepealt natukene üldse, mis asjad need koolielu töövahendid on, siis nendest 5 vahendist, mis siis septembris sinna tulid, Thinglink, Stipple, Speaking Image, Narrable ja Photor HDR. Ja siis lõpus hääletame, et milline kõige parem vahend on ka. Kõigepealt nüüd kohe selline küsimus ka, et selle võib nüüd chati täiesti panna, et koolielu töövahendid, on see keskkond teile tuttav ja olete te seal enne käinud, et äkki teil on seal juba mingi selline lemmikvahend olemas, mida te soovitate, et mida vaatama minna. Et võite chati panna, et siis võib-olla tuleb sealt midagi põnevat veel välja. Et need asjad on siis lahendatud niimoodi, et märksõnad kaudu on nad kirjeldatud, sinna tuleb pidevalt uusi ja mõte on selles, et need on siis erinevad sellised programmid ja veebilehed, mille kohta on koostatud juhend, et kuidas neid asju kasutada. Ja ütleme, et tõesti, nii nagu Meeri ütleb, et see on juba hiigel suur, et hallata on varsti juba raske, aga nii nagu on, mõned vahendid tulevad jälle ja teised lähevad, nii et sellega tuleb arvestada. Nii, aga nüüd siis hakkame pihta 3 vahendist, et huvitaval kombel, kui ma neid vahendeid sinna kooliellu otsin, siis tihti hakkavad sellised märksõnad kuidagi ringi käima ja võib kujuneda välja, et need on natukene ühte tüüpi vahendid. Ja nii tuligi, et 3 vahendit, Thinglink, Stipple ja Speaking Image, lubavad teha tegelikult praktiliselt ühte ja sama asja, aga siis väikeste erinevustega. Ja mõte on siis selles, et võetakse pilt ja selle pildi peale on võimalik lisada väga palju erinevat informatsiooni. Ka siis arvutis olevat informatsiooni, mingid veebilehekülgede lingid või siis ka lihtsalt teksti. Ja kõiki neid pilte saab siis jagada ja siis kui öeldakse, et üks pilt on siis 100 sõna või 1000 sõna, siis võiks öelda, et üks selline Thinglinki pilt on siis juba, ma ei tea, 1 000 000 sõna võib see olla, sellepärast, et ühe pildi sisse pannakse siis seda informatsiooni palju rohkem.
Ja kui nendest keskkondadest rääkida, siis ThingLink ja Stipple on tegelikult väga sarnased oma iseloomult. Panin need pealkirjad, lingid ja ka need erinevused, mis siis tulevad. Et mõlemaid keskkondi saab ka siduda erinevate keskkondadega sisse logimisel, see tähendab, et ma ei pea eraldi kontot tegema, Facebooki ja Twitteriga ja Stipple puhul siis on neid keskkondi veelgi rohkem. Et näiteks Etsy on hoopis üks selline müügikeskkond ja Flickr, Instagram, Google on ka nähtavasti tuttavad. Pilte saab samuti lisada, et üks variant ma lisan selle pildi, millele ma hakkan infot lisama kas arvutist, aga ma saan selle panna ka veebist ja siis ka erinevatest keskkondadest. Ma panin nüüd mõlema keskkonna puhul, et siis mis on minu meelest ka selle keskkonna plussid. Et ThingLinki puhul oli suur pluss see, et ma saan lubada ka teistel neid linke lisada. Ja see tähendab siis seda, et näiteks kui ma õpilaste jaoks loon ühe sellise pildi, siis nemad ilma kontot omamata võivad sinna ka linke lisada, aga paraku seda saab teha ainult üks korraga. Et mitu tükki korraga ei saa, et siis see pilt läheb lukku. Siis on võimalus otsida seda informatsiooni, näiteks mõnda videot või veebilehte otse seal keskkonnas olemas. Ja ma saan ka teha siis selle valmis pildi kas avalikuks või siis nii nagu on olemas näiteks YouTube'is, et not listed, et mitte loetelus olevaks, et kui ma ei taha teda kohe näidata. Stipple'i puhul plussid olid see, et seal oli olemas kaustade süsteem, ma sain neid pilte kuidagi grupeerida, siis tuletakse meelde seal autoriõiguseid, et kui ma midagi üles laen, küsitakse, kas see on ikka minu pilt. Ja siis see võimalus siis tutvada seda veebipoena, ma ei tea, kui palju õpetajatel seda vaja on. Aga ma teen korra nüüd lahti ka näiteks selle sama ThingLinki. Ja näitan teile, et kuidas see asi siis töötab. Kes nüüd oma arvutis tahab, võib täiesti seda kaasa proovida. Aga ma arvan, et see on niivõrd lihtne, et kui ma siin ära näitan, siis pärast oskal ka. Et koolielus on teil siis olemas juhend selle kohta. Ja kui ma nüüd selle ThingLinki lahti tegin, siis on näha, et siis mul tulid kohe siin juba üks pilt lahti, et kui ma lähen siia kõrvale, siis on tavaline pilt, ma lähen pildi peale, siis ma näen, et siin on mingisugune Wikipedia artikkel, siia on mingi video pandud, siin on jälle mingisugune Wikipedia artikkel, nii et selline pilt pildis. Et kõigepealt siis, kui ma tahan midagi tegema hakata, siis ma pean siis lõpsama Join Now, teen endale konto väga lihtsate sammudega, nimi, meil ja salasõna või siis kasutan sisse logimiseks mõnda teist keskkonda. Nii, minul on konto olemas, ma login lihtsalt sisse. Nii, meili aadressi tahab. See nüüd juhtub nii, nagu ka õpilastega juhtub, et siis kui on vaja, siis on salasõna meelest läinud. Nii, proovin uuesti. Millegi pärast viskas mu sealt välja. Nii, aga nüüd ma juba olen tegelikult sees ja kui ma siia enda peale klõpsan nii, siis on siin näha need pildid, mida mina olen siia pannud ja tegelikult näiteks selles ThingLinkis on tehtud siis ka seesama keskkond, kus meie Big Blue Button, sellele väike juhend. Ja kui ma mõne pildi siit lahti teen, siis on see toimetamine väga kerge, et ma klõpsan Edit Image ja mul tehakse see pilt lahti ja ma võin nüüd ükskõik kus pildi peal klõpsata. Klõpsan. Nii, mul tekkis siia märk, väike ikoonikene. Vajadusel ma saan sellega teha selliseks natukene väiksemaks, lohistada täpselt sinna, kuhu ma tahan. Ja siis ma saan panna kirjelduse, et näiteks taevas. Nii, klõpsan Save Tag ja mul on see asi olemas. Nii, proovin ühe veel, ma saan samuti valida siit erineva ikooni. Et kui ma juba tean, et tuleb näiteks mingi YouTube'i video, siis valin selle. Nii, ja vot siin on nüüd see otsimisaken, millest ma rääkisin, et tegelikult ma võin siit ka kohe otsida, et kui mul on siin Pirita kohta midagi on, siis panengi otsingusse näiteks Pirita ja leidsin juba Pirita regatist näiteks video.
ja mul lisatakse siis automaatselt see siia ära. Nii et selline tõsiselt lihtne on see asi, et õpilased ja kõik saavad, kellel on ka vähem arvutioskusi, saavad sellega nagu väga hästi hakkama. Ja vot siin all on olemas siis ka need sharing settings, kus ma saan siis määrata seda, et kas ta on see avalik või siis nii, nagu ma ütlesin, see unlisted. Ja vot siin, kui ma teen linnukese siia, siis luba ükskõik kellel toimetada, siis see tähendab, et ka teised saavad siia siis lisada neid märksõnu. Nii et et nüüd ma klõpsan save ja mul on ilusti need asjad siin peal olemas, et kui ma jälle siia siis lähen, siin on minu see rekatt, siin on päevas ja võimalik näha siis ka statistikat, et kui palju seda on vaadatud. Et näiteks, kui ma teeksin mingisuguse oma õppematerjali selle peale, siis ma saan seda niimoodi väga, väga hästi näha, et kui palju seda asja siis on kasutatud ja vaadatud. Nii, ja nüüd edasi ja näitan teile ühte keskkonda veel, et kui teie jaoks oli see ThingLink nüüd natukene liiga kerge keskkond ja tahaksite nagu palju rohkem saada ja teist on võib-olla saanud juba selline, ütleme siis piltidele info lisamise fänn, siis on tehtud selline tore keskkond nagu Speaking Image. Ja kui tavaliselt on nii, et kui ma mingi keskkonna ette võtan ja hakkan seda uurima, siis enamasti ma saan ikkagi päris ise hakkama, siis seekord ma pean tunnistama, et tegelikult ma olin ka YouTube'is mõnda aega ja vaatasin siis neid erinevaid inglisekeelseid tutorialeid, et kuidas seda keskkonda kasutada. Ja seal on tõsiselt palju erinevaid võimalusi, et ma panin siia lihtsalt ühe lõikepildi, ma ajapuudusele ei hakka sinna praegu sisse minema, aga ma saan selle pildi põhjal juba rääkida. Et vot siin on võimalik siis panna igasuguseid väikseid noolekesi, määrata ära, mis värvi see tekst on. Siin on näha, et neid seadete kohti on nagu väga, väga palju. Siis siin vasakul pool on erinevad tööriistad, et ma võin lausa ära määrata mingisuguse ala, et ma olen üritanud siin kartulile näiteks ringi ümber tõmmata ja nii edasi. Igasuguseid veebivariante saab siia lisada ja pluss siin all on ka selline asi, et ma saan teha siia ka kihte. Et näiteks kui mul on mingisugune maakaart ja ma tahan näidata, kuidas seal on toimunud mingisugune sõda ja üks lahing ja teine lahing, et sellisel juhul on võimalik mul väga, väga kergelt neid erinevaid kihte teha ja siis avada õpilaste jaoks. Ja siis, kui siin layer'ite kõrvale vaadata, on veel ka slaidid, nii et tegelikult sellest ühest pildist on võimalik teha siis tõsine selline slaidi esitlus. Ja mida ma siit veel avastasin, et see keskkond on väga mõelnud ka sellise ühistöö peale. Et ma saan siia teha grupid, ma saan oma õpilastest teha näiteks grupid ja sellisel juhul õpilased saavad koos toimetada ja siia saab luua ka siis selliseid wiki-lehekülgi lausa juurde. Nii et kujuta ette, kui võimsaks ja suureks see üks asi võib minna, kui seda niimoodi teadlikult ja hästi kasutada. Et kui ma nüüd selles keskkonnas ise natukene ringi vaatasin, et mis oleks selline kõige parem näide, mis on tehtud, siis mulle veel väga uhkeid asju silma ei hakanud. Aga ma arvan, et võib-olla teie õpilased on need, kes siis midagi sellist väga vahvat teevad. Aga mis mulle meeldis, et tõesti väga palju võimalusi ja kui ma tahan minna nende piltidega edasi, siis ma saan seda kasutada. Nii, aga nüüd ma panin teile ka mõned näited kohe. Et näited siis sellest, kuidas võiks neid erinevaid asju kasutada. Et meil juba ajalooõpetaja sattus mul siia arvutiklassi Gustav Adolfi gümnaasiumis ja ma talle tutvustasin kohe seda näiteks seda ThingLinki keskkonda ja ta lasi oma õpilastel teha siis selliseid piltidest kõigepealt kollaaže ja siis õpilased lisasid piltide peale informatsiooni. Et siin on siis ka näha, et siin on neil mingisugune tööstusrevolutsioon, erinevad pildid ja info on siin kõrval. Nii et kohe on võimalik siis need oma teadmised siia niimoodi ilusti ära panna. Või siis mulle väga meeldis hambaharjade areng. Ma ei olnudki selle teema peale nii tõsiselt mõelnud, kui ma nüüd siit sain siis lugeda ja uurida, et näiteks, et siin on pildi peal näha näiteks Napoleoni isiklik hobusekarvadest hambaharju, et selline pilt on üles leitud. Või kuidas siis Egiptuses hambaharju kasutati ja millised nad välja nägid. Nii et kujuneb selline väga visuaalne ilus õppematerjal, mida on lust vaadata.
Ja siis samamoodi võib seda ka kasutada ju näiteks mingisugune korraks kaotasin vist Ingrid, ega tuleb kohe tagasi, nii et üks hetk oodake lihtsalt. Ja Ingridi heli kadus ära, aga ta vist ise tähele ka paneb. Pani tähele, näete. Kohe tuleb tagasi, nii et natuke kannatust. Aga ma olen vahepeal juba teie nii-öelda küsimusi korjanud kokkusid, nii et kui Ingrid tagasi jõuab, siis me saamegi talle rääkida küsimust. Nii, Ingrid on siin juba olemas. Mida ma hoiatasin. Nii, olen olemas. Nüüd olen tagasi, jah. Ja nüüd oled tagasi just olemas. Hoiatasin, et millegipärast enne ka mind viskas paar korda see keskkond välja ja ma ei saagi aru, milles asi. Et mul on tunne, et ma kadusin vist ära selle koha peal, kus nagu üks osa saigi otsa. Tegelikult sa kadusid ära siis, kui sa rääkisid just sellest hambaharjade näidisest praegu. Hambaharjade näitamisest? Selge, aga siis ma tean täpselt, kuhu ma parasjagu jäin ja siis ma lähen sealt edasi. Nii, aga uuesti jagada ekraani. Jah, me näeme siin ekraani nüüd ka. Nii, no nii, hambaharjad näitasin teile ära, et jäi veel näitamata ja rääkimata see, et on võimalik siis kasutada ka näiteks mingisuguste asjade üks ülesanne 6. klassilt, kuidas nad tõlkisid siis lihtsalt programmide veebilehti. Et õpetaja saab juba ise välja mõelda, kuidas seda ThinkLinki siis kasutada, et neid võimalusi on tõesti väga-väga palju sellisel viisil mingisuguseid asju kasutada. Nii, aga vaatame edasi ja siis me saame veel arutada. Järgmine tore asi on siis, töövahend on Narrable. Nii, nüüd heliseb mu koolikell vahepeal. Et Narrable, mis võimaldab siis teha pildiseeriaid ja tasuta on võimalik teha 5 pildiseeriat ja mis siis juhtub, on võimalik sinna juurde panna siis ka heli. Ja ma näitan teile ühte pildiseeriat, mis on siis tehtud meil koolis ajalooõpetaja Jaak Juske tegi väikse ekskursiooni õpetajatele. Mina käisin kaasas, telefoni kalvestasin ja filmisin ja pärast panin siis sellise asja kokku. Ma vaatan, kas ta praegu mängima ka hakkab natukene, et siis te näete, aga kodus saate kuulata. Ärge nüüd ennast kartest. Alustame siis oma matkame kultuurikilomeetrit, kestab umbes täpselt tund ja elektri- ja gaasijaama siis kultuurikatel, siis kui järgmine aastaga valmis saavad, on nendel kaasaegsel kultuurikeskus. Nii, nüüd on teil vist pilt olemas, kuidas see keskkond töötab ja mis sellest teha saab, aga tegemist on jälle sellise väga lihtsa ja põneva keskkonnaga. Koolielus on olemas juhend, kuidas täpselt toimetada. Ja kui ma nüüd lähen sellele veebiaadressile narrable.com, siis samamoodi on vaja siin teha konto, kui ma klõpsan nupule sign up ja on näha, et siin on võimalik siis ühendada see erinevate kontodega, kas Facebooki või Google'i või Yahoo'ga või siis kasutada oma meiliaadressi või siis kui on juba konto olemas, siis on vaja lihtsalt sisse logida. Nii, ma kiirelt käin siin sees ära. Nii. Ja nüüd, kui ma klõpsan siin vasakule poole, kus on siis need minu lood, siis on näha, et need, mida mina olen teinud. Et kui ma nüüd ühe lahti siin teen, siis
siin algselt on mul siis kohe tuleb kaanepilt siia ette ja nüüd on siis see piltide lisamine on väga kerge, et jälle lihtsalt klõpsan plussi peal, ma saan otsida seda kas oma Facebookist või siis laen näiteks oma arvutist selle pildi üles, siis see võtab jälle natukene aega. Ma võin neid pilte kohe niimoodi, et ma laen kõigepealt kõik pildid üles ja siis panen jutu peale või siis ma panen kõigepealt pildid ja siis otsustan seda, et või pilt pildi haaval. Nii, ja siit on siis võimalik ka määrata, et kas see foto on siis suurem või väiksem. Nii, ja samuti on siis võimalik neid nihutada. Nii, ma olen uuesti siia peale. Move. Ja siis ma võin vahetada nende piltide asukohta. Ja see heli pool siin on olemas, siis siin on näha väike selline märgikene, kõlari märgikene, kui ma selle peale klõpsan, no seda telefoniga varianti ei ole ma proovinud, ma arvan, et see meil ei tööta, aga on võimalik siis uploadida, mina uploadisin, kuna ma olin telefoniga salvestanud ja siin oli juba küsimus, et kas mingeid piiranguid oli, mina küll ei märganud, et mingisuguseid piiranguid oleks olnud. Ja siis on võimalik ka siin keskkonnas kohe siis audiot salvestada, et seda ma ka proovisin, täiesti töötas, aga praegu ma seda teile näidata ei saa, sest et mul on mikrofoni kasutab teine programm ja siis tekivad need probleemid. Aga jällegi selline hästi lihtne. Siin on muidugi see, et tasuta konto alt ei saa teda teha niimoodi, et ta oleks siis privaatne. Et kui ma võtan siit selle share võimaluse, et saan erinevatesse kohtadesse panna, erinevatesse kohtadesse ka selle vistutamise koodi, siis selle, kui ma võtan manage lahti, siis on näha, et privaatsus, nii kui ma tahaksin, et ta ei ole, nii mul küsitakse, kas ma tahaksin kohe äkki maksma hakata, teatavasti koolides maksta ei taheta, nii et ma pean leppima nagu sellega, et asi on avalik, pluss kui ma maksaks, oleks võimalik teha ka koostööd, aga tasuta konto puhul see ei ole võimalik. Aga no ma arvan, et need on tegelikult nii väikesed piirangud, arvestades, et tegelikult kui tore see keskkond on. Et sarnaneb mõnes mõttes VoiceThreadiga, aga visuaalselt on ilusam ja kui see asi on valmis ja mängib, no siis ta näeb päris hea välja, nii nagu ma siis alguses teile seda asja näitasin. Nii, ja viimane keskkond, millest rääkida, on Fotor HDR ja selle keskkonnaga on nüüd nii, et proovisin eile õhtul, proovisin täna, millegipärast ta tegutseda ei tahtnud, aga ma saan rääkida teile ära selle põhimõtte ja ütleme, et see on nüüd üks minu uus selline suur armastus. Et HDR fotod, et kui palju te selle mõistega kursis olete, et olete kuulnud, mis asjad need HDR fotod on? Mõni kirjutab uus asi, mõni ütleb, et Siret teab, jah. Et tegemist on sellise ülisuure ulatusega piltidega. Ja see tähendab siis seda, et kui te näete mul selle slaidi peal kahte pilti, vasakpoolne pilt on siis tehtud täiesti tavalise kaameraga, küll nutitelefoniga, aga tavalise kaameraga, siis parempoolne pilt on siis HDR kaameraga või sellise äpiga. Muide, nutiseadmetele on neid HDR rakendusi väga palju ja mida ta siis teeb? Et tegelikult siis selle asemel, et fotoaparaat pildistab ühe pildi, teeb ta siis kas 2 või 3 pilti ja paneb nendest piltidest siis kokku uue pildi. Et ta kasutab nagu ära siis kõigide nende piltide sellise informatsiooni ja tulemuseks on selline asi, et mõni ütleb, et see ei ole üldse loomulik. Teised jälle ütlevad, et oi, et nendele see just meeldib, et see on selline maaliline ja ilus. Minule meeldib, mina avastasin enda jaoks selle, et mina nähtavasti näengi seda maailma HDR-ina. Kui ma fotosin, siis mulle alati tundus, et millegipärast osa asju nagu kuidagi süüakse ära või et need värvid ei ole ikkagi nii, nagu mina seda tunnetan, aga kui ma selle HDR-i avastasin, siis selgus, et et see maailm võib ka pildi peal näha väga selline särav ja värviline välja.
Et kui teil on olemas nutitelefon, siis ei ole teil üldse muret. Te lihtsalt lähete oma siis sinna kas App Store'i või siis Google Play'sse või kuhugi ja otsite üles siis vastava äppi. Et kes siin on seda kasutanud, võib juba siin soovitada ka chatis, et äkki on siis mõni selline hea äpp. Aga kui teil ei ole nutitelefoni, siis te ei pea ka üldse kurvastama, et see ei tähenda sugugi, et te ei saa teha neid pilte. Ma võtan lahti selle lehekülje fotor.com. Siin on tegelikult palju teisi võimalusi ka, et siin on võimalik teha küll kollaaže ja efekte ja sellised tüüpilised teemise asjad, aga siin on olemas siis ka see HDR võimalus. Ja vot see HDR, siin on siis mõned näited või hakkavad niimoodi automaatselt jooksma, et siin on näha nüüd kuidas siin on üks väga ilus mereäärne pilt, et on näha, et on erineva säri ja ajaga pildistatud fotosid, ja siis programm ise paneb neist fotodest uue pildi kokku. Ja tulemus on siis midagi sellist säravat ja ilusat. Ja teha seda on väga lihtne. Siiamaani te võite nüüd, kellel näiteks, teil ei ole neid 3 erineva säre ja ajaga pilti muidugi. Ma näitan selle ära, kuidas ta põhimõtteliselt peaks töötama, aga nii nagu ma ütlesin, et eile õhtul ei töötanud ja täna ta ka millegi pärast hästi töötada ei tahtnud. Et kui ma nüüd klõpsasin selle peale, et keratid, siis ta vaikimisi laeb mul üles nüüd nagu need kirikupildid, aga ma võin oma arvutist siis kohe võtta ka mõned pildid. Et mul on näiteks, pildistasin kodus ühte lille, 3 siis tavalise seebika 3 erineva säri ajaga. Nii, ja vaatame, nüüd ma panen need fotod endal siia üles, need 3. Sama asja peab ära tegema ka tegelikult Photoshop, et kes kasutab siis seda, siis seal on need võimalused. Aga veebipõhiseid ma isegi vaatasin üle, et rohkem väga palju silma ei jäänud. Ja kui need fotod on olemas, siis ma saan ära määrata siin see Ghost Reduction tähendab seda, et kui ma ei pildistanud steppi pealt ja asjad on natukene nihkunud, siis kui ma siia teen linnukese, siis ta automaatselt ise teab, et kuidas need asjad paika panna. Ta vaatab ise, et kus mingisugune objekt oli, et Hallo Ingrid, kahjuks ei kuule sind, testame jälle. Et kindlasti olete kuulnud sees, nagu on vahelduv vool olemas. Meil on vahelduv internet olemas, et kord on, ei ole võib-olla Ingridil. Aga kohe saame seda tagasi kindlasti. Ootab ära, Ingrid jõuab kohe kindlasti tagasi siia. Nii, Ingrid, oled sa olemas uuesti? Ja olen uuesti olemas, jah. Huvitav, et see täna ainult minuga juhtub. Kas kedagi teist ka välja visatakse? Ma ei tea, ma ei märka niimoodi otseselt, aga andke teada, kellel on muret olnud täna foorumis. No, ei, ainult mul on see õnn. Sul on vahelduv internet. Nii, ma olen küll tõesti wifiga sees praegu, aga näha, et Inga ütleb ka. Et ka temal on see probleem. Ma panin kaabli alguses ja siis ta viskas mind kogu aeg välja, nii et ma praegu ei julge vahetada. Ma arvan, et ma saan niimoodi hakkama, et praegu 10 minuti kaupa täiesti olnud. Nii, aga jäin... Saad jätkata. Jah, just. Nii näen, et Ingal on sama probleem olnud, teistel töötab kõik väga hästi. No väga hea. Et jäime selle fotori juurde ja siis HDR pildi juurde, et see Ghost Reduction tähendas siis seda, pilti jagan ka, õigus. Nii, full screen. Nii, nüüd peaks jälle olema. Et kui ma olen pildid üles laadinud ja siis määranud ära selle Ghost Reduction,
siis mul, kui ma olen mõnda liikuvat objekti pildistanud, siis tuntakse see ära või kui mul ei ole kaamera olnud statiivi peal, et siis ei pea alati nii täpselt. Ja kui ma nüüd klõpsan nupule start, siis ta peaks mul sellest nüüd tegema HD foto kokku, aga minul on siiamaani see siis 39% peal seisma jäänud või näidanud, et tal on midagi viga, et kas on siis keskkonnal, proovisin ka erinevate arvutitega, et praegu kuidagi minul töötada ei tahtnud. Aga te saate, ma arvan, et paari päeva pärast, no nii, näete, upload failed, please try again. Nii et praegu selles mõttes seda vahendit katsetada ei saa, aga mida ma jälle tahan öelda, et tegelikult tasub teil ju nutitelefoni kindlasti see äpp muretseda ja proovida. Et sellise uue säraga pilte saada, arvestades, et milline sügis praegu on ja arvestades seda, millised värvid igal pool väljas on. Ja nüüd edasi minnes, need 5 vahendit oleme me kiirelt läbi käinud, aga nüüd huvitaks mind teie arvamus ka. Et tegin väikse küsitluse, et milline vahend teile kõige rohkem meeldis nendest 5. Tegin lingi ja mille puhul on siis tunne, et te tahaksite seda asja katsetada. Nii, äpi nimi HDR. Kas äpi nimi ongi HDR? Ma vaatan kohe, mis on minu selle äpi nimi. Kas see oli HDR kaamera või neid on mitu? Minul on HDR kaamera, jah. HDR camera on see ja mul on siis Samsungi telefon. Nii, aga ma teen nii kaua, kui teil on link olemas ka, ma teen korra need tulemused lahti, et vaatame, kuidas siis praegu tundub, et milline see töövahend võiks siis olla selline, mida te tahaksite katsetada. Väga ilusti on praegu näha. See kõige keerulisem ikka, jah? Aio ei tule, ThingLink. No nii, ThingLink praegu ja Speaking Image. Ingrid, paljud tahaksid muidugi mitu tükki valida, et ole hea, lohuta. Ja no midagi siin ei ole teha, te peate olema selles mõttes nagu otsustus. Minu meelest siin mitut valikut ei luba teha, aga võib-olla mitu korda hääletada. Ei, siin ta peaks teile vist ütlema, et selle alt on hääletatud, jah. Ei saa, just. See on tegelikult väga tore vahend. Ma tean paljud õpetajaid, kellel on see lausa lemmik. Mentimeter.com, ma räägin sellest vahendist ka kiirelt ära, et see on selline vahend, mis töötab nüüd ka ilusti väga hästi nutitelefonide peal ja ta võimaldab siis saada sellist kiiret tagasisidet ja võimaldab tasuta küll paraku teha ühe küsimuse kaupa neid ankeete või siis küsitlusi, aga neid on võimalik siis väga kergelt niimoodi kuhugi oma esitlustesse sisse põimida ja siis pidevalt tagasisidet küsida, et õpilastele väga meeldib, ma tean, meil gümnaasiumi õpilased on vastanud ja siis nad on saanud ütleme, oma arvamust kogu aeg avaldada ja mina olen mõnikord kasutanud siis mõne esinemise korral seda. Nii, aga Liia ütleb isegi, et temal õnnestus teist korda ka teha, et ei olnud muret midagi. Tegelikult jah, ta peaks olema selline, et ta ei luba. Ja ka Sokrativ on täiesti hea just selliseks tagasisidest.
nii, vist ei kadunud, ma jäin vist praegu lihtsalt vait. Nii, iPhone'il on nii palju HDR, et ma ei oska midagi valida. No selge, siis tuleb lihtsalt katsetama hakata. Nii, kuna nüüd selgub, et praegu meil on vist see Tingling on tõesti selliseks võitjaks osutunud, siis minu ettepanek oleks, et kui siis prooviks nüüd seda koos ka, te olete ju tegelikult arvutite taga, et prooviks seda koos läbi teha ja vaadata, et äkki teil õnnestub, et oma käega just see asi läbi proovida, et kas töötab või ei tööta. Ja siis võib-olla saame juba mõne ilusa näite siia chati ka panna. Et asusta siis aadressil tingling.com. Mina olen nüüd praegu siit sisse logitud, aga ma võtan kohe log out. Ja join inni kaudu oli võimalik siis endale konto teha. Ja võtke siis kindlasti linnuke ära siit, et saadab teile siis nädalast statistikat ja uudiseid, et kui teil just postkast väga tühi on, et siis muidugi võib panna siia linnukese, aga kui te ei taha, siis ärge pange. Teine asi muidugi see Facebooki ja Twitteri kaudu logimine, et siin on need turvalisuse probleemid, et on neid, kes ütlevad, et ei tasu kõiki kontosid alati omavahel siduda. Et targem oleks hoida need asjad ikkagi lahus. Nii, ja ma isegi ei mäleta seda, kas teile peab tulema meili peale kinnitusmeil ka või ei pea. Et see on nii lihtne keskkond, et võib juhtuda, et ei pea. Nii, ma login sisse ka. Ja tegelikult ma siia... Nii, Eevi ei kuule. Ja see oli küsimus Markole. Me üritame neid veebiseminare salvestada ja vaadata hiljem ka, et kas on võimalik neid kuhugi üles laadida. Praegu meil on see tegelikult alles teine veebiseminar, nii et me oleme selle tee alguses, aga tulevikus tahaks jõuda tõesti nii kaugele, et te saaksite neid ka hiljem vaadata. Nii, kuidas teil kontodega on? Kas konto saite tehtud? Nii, osadel juba töölaud avanes. Ja kui ma siis klõpsan seal Create nupu peal, siis seal ongi need võimalused, et ma saan kohe oma arvutisse laadida. Kui ma sidusin Facebooki kontoga, siis Facebookist. Kui te ei sidunud Facebooki kontoga, siis ta palub teil nüüd siduda. Ja samuti siis ta juhib teid ka näiteks Flickrisse, sellepärast et Flickr on ju selline keskkond, mis sisaldab väga palju nende Creative Commonsi litsentsidega fotosid näiteks, või siis ma võin siia ka panna lihtsalt siis veebiaadressi, kui ma tean. Nii, aga ütleme siis oma arvutist, ma lihtsalt klõpsan upload ja otsin siis selle pildi üles, mida ma siis tahan siia üles laadida. Ja tegelikult läheb ta suhteliselt kiiresti. Ei pea Facebookiga siduma. Mina üritan isegi võimalikult, kunagi ma neid kontosid päris palju sidusin omavahel, aga nüüd ma teen ikka igale poole eraldi konto, et üritan siduda vähe, sellepärast et just need turvalisuse küsimused, et ma ju ei tea ühegi keskkonna puhul, kes selle looja tegelikult on, kuidas need asjad seal tehtud on. Nii et selle tõttu turvalisem on võib-olla mitte nii kõike siduda. Nii, mul nüüd viskas välja selle, kuidas teil pildid tulevad. Ahaa, Merlel on juba tunnis jagatud töö. Nii, minu pilt tuli ka tegelikult äs. Et kui ma nüüd selle pildi lahti teen ja siis klõpsan edit, siis sai suvaliselt kusagil pildi peal panna siis neid väikseid märke. Ja panen mingi teksti, saan ikooni valida ja siis salvestada selle. Ja mis oli ka veel hea, saan nihutada, saan teda väiksemaks panna, teisele poole panna ja siis panen save, kui olen kõik ära lisanud. Nii, ma vaatan nüüd, Merle jagas oma õpilaste tööd. Vaatame, kas see tuleb lahti. Rõõm näha.
Ahah, huvitav, ütleb mulle, et ei leia seda. Siin on väike Aaressi mure lihtsalt, et ma panen selle Aaressi uuesti sisse, mis Merle jagas. Et siin on see, et HTTPS-i taha keskkonnal praegu toimida, aga ma viskan uuesti selle. Et saate avada siit siin teine ka, Aimi poolt samuti, et ma panen selle lingi ära siit praegu hetkel. Ja see on praegu meie selle Bigtree bottoni väike viga. Oi, väga uhke töö on siin tehtud õpilaste poolt. Rõõm näha, et seda on juba nii aktiivselt kasutatud. Nii. Ja Aimi on samamoodi siis kasutanud. Saksa keeles muidugi. Noh, mina saksa keelt muidugi paraku ei oska. Siin on ka midagi tõlgitud või mingi... See on selline sama, jah. Ma saan aru, et nii nagu oma keskkonnale on Aimi teinud oma keskkonnale ka juhendi juba 6 kuud tagasi. Just Aimi, loogiline. Nii, aga ma näen, et selles mõttes see kasutamine läheb väga hästi ja kes nüüd ei tahtnud endal praegu kohe kontot looma hakata, teil on äkki küsimusi nende vahendite kohta, millest me siin täna rääkisime? Olge head oma küsimused kirjutada kas siia jutukasse serva chat-kasti või siis tõstke käsi ja me anname teile sõna, et saate ilusti rääkida ka, kui teil mikrofon on just olemas. Ahah, no sellest ei ole hullu, sest tegelikult esitus on üleval. Ma ei tea, Piret, kas sa selle said kätte? Ma panen selle lingi ka uuesti. Et need asjad on kõik üleval ja loomulikult koolielus ka. Nii et sealt saab alati vaadata ja juba ma olen leidnud, et ma arvan, et oktoobris tuleb samamoodi vahvaid vahendeid, nii et see juba sõltub nüüd teist, kas tasub ka teha näiteks, et kas tasub nüüd sellisest väiksest veebiseminarist nagu täna, kas tasub sellest ka teha ka selline traditsioon, et igas kuus tutvustada või siis otsime mingeid põnevamaid teemasid veel. Jah, see on õige. Küsimused tulevad alles siis, kui kasutama hakkate. Aga see mõte ongi alati koolielul, et pakkuda selliseid lihtsaid juhendeid ja alati ei peagi ju õppejõud neid endale selgeks tegema, vaid laske ka õpilastel uurida. Mina lähen väga tihti tundi nii, et ma leidsin midagi, ma ei tea, kuidas see töötab, uurige ise ja proovige ise, nii et seda nippi tasub alati kasutada. Ja igasuguste vahendite puhul teine asi veel, et kui te midagi kasutate, andke õpilastele võimalus selle vahendiga ka harjuda. Et mis juhtub, kui te annate esimese ülesande, siis see kuulub selle peale, et õpitakse vahendit tundma. Kui te annate juba teise, siis juba keskendutakse ülesandele. Et tihti ongi nii, et õpetajad ütlevad, et vahendid on nii keerulised ja õpilased ei õpi ise ka ära, aga kui te näiteks siit tänasest saite mingi sellise toreda vahendi, siis täiesti võib kohe mitu tööd lasta õpilastel selle vahendi abil teha. Ja miks on mõte alati esitada neid vahendeid sellise rühmana, nii nagu ma täna näitasin tegelikult 3 üsna sarnast, sest me ju kunagi ei tea, millal keskkond ei tööta. Nii et oleks ma leidnud nüüd sellele Potor HDR-ile veel mingi vahva alternatiivi, siis oleksime oma HDR-fotoga täna valmis saanud, aga paraku ei ole ma sellist keskkonda leidnud. Nii et me ootame küsimusi. Nii, kes on nüüd mõne toreda katsetusega hakkama saanud, võite vabalt siia linke saata. Kellel on juba kiire kuhugi, nii nagu osa ütlesid koosolekud ja nii edasi, siis ma arvan, et selle ametliku poole me praegu lõpetame ära. Et suur tänu kõigile, kes tulid ja kindlasti kohtume siis järgmine kord. Mina ei oska veel öelda, mis saab olema see järgmine teema, aga samamoodi
samamoodi, kui teil on mingeid põnevaid teemasid, mille kohta te veebiseminari tahaksite, siis me et vaadata, kuidas siis edasi minna. Ja iPhone'i kohta praegu ma ei oska midagi öelda, ma pean natuke võib-olla iPadiga tegutsema ja otsima sealt, aga praegu veel ei tea. Nii üliõpilaste puhul paraku ei tea, kas on kasutatud, aga loodan, et äkki pärast tänast veebiseminari tuleb mingeid ideid ja mõtteid. Nii, aitäh kõigile teile, et mina olen veel nüüd praegu siin mõne aja. Kuni meil saab, siis meil oli, et veebiseminar oli siis kella 5, et kui kellelgi on mõni küsimus, siis me Markoga oleme valmis vastama. Kes on oma tänased vastused saanud, aitäh teile, et see on üks veebiseminari mõte ka, et me kunagi ei hoia liiga kaua kinni, et tund aega on maksimum.